Tere, armsad raadiokuulajad. Jälle on kätte jõudnud laupäev. Aeg liigub 7 penikoorma saabastega ja kaugel siis see jaanipäevki enam on. Mina olen Harri Raudvere ja täna jätkub Nõmme raadio eetris olev saatesari, kus jututeemad on võetud enust enesest. Nendele raadiokuulajatele, kes ei ole juhtunud eelmisi saateid kuulama, ütlen tutvustuseks, et kõik siin räägitavad jutud on saanud alguse meie peaministri, härra Andrus Ansipi ja Reformierakonna lubadusest Eesti rahvale, mis seisneb selles, et lähitulevikus kuuluvad eestlased 5 jõukama rahva hulka. Kas see ka õnnestuda võiks? Siis sellele koos püüamegi teiega vastust leida. Eelnevates saadetes olen käsitlenud vaesust, sotsiaalset tõrjetust ja kaasatust. Olen vaadelnud, kuidas mõjub vaesus kõige kaitsetumatele meie ühiskonnast, meie lastel. Samuti olen avanud sotsiaalse turvalisuse mõiste ning mõtisklenud, mida see meie kõikide jaoks tähendada võib ning kas ametlik käsitlus ja ka üldtunnustatud arusaamad vastavad tegelikkusele ning millele tuginetakse, kui inimeste jaoks nii olulisi ja hellu teemasid käsitletakse. Täna olen jõudnud Eesti tervishoiukorralduse juurde. Eelmisel laupäeval vaatlesin, kuidas on tervishoiukorraldusega lood teistes riikides ja jõudsin järeldusele, et piiratud ressursi tingimustes on normaalse ja tasakaalustatud tegevuse garantiiks ühiskondlik kontroll ja samuti riiklik regulatsioon. Piiratud ressursi all mõistan ma üheselt solidaarselt kogutud rahalisi vahendeid, mis moodustavad riikliku ravikindlustuse eelarve. Peale taasiseseisvumist on Eesti tervishoiusüsteemis toimunud radikaalsed muutused, mille hulka kuuluvad perearstireform, munitsipaal- ja riigihaiglate omandivormi muutumine ning neist said nüüd eraõiguslikud juriidilised isikud. Piirkondlike haigekassade ühendamine Eesti haigekassa alluvusse ja muu selle sarnane. Samal ajal eksisteerib tervishoius jätkuvalt mitmeid probleeme, mille lahendamine sõltub nii süsteemi sisestest kui ka välistest teguritest ja eeldab ennekõike tasakaalu leidmist ühiskonna erinevate huvigruppide vahel. Kui kirjeldada Eesti tervishoiu üldisi strateegiaid ja arengusuundi, siis tuleb alustada sellest, et Eesti tervishoiusüsteem on üles ehitatud solidaarse ravikindlustuse põhimõttel, kus näiliselt ning eelkõige tehniliselt on riiklike institutsioonide roll tervishoiuturu korrastamise tagamisel suhteliselt suur. Siinkohal võib tekkida õigustatud küsimus, kas riiklik sekkumine tervishoiusüsteemis on üleüldse vajalik ja kui on, siis millisel määral? On selge, et ainult majanduslikult ja meditsiiniliselt läbikaalutletud inimeste õigustunnet silmas pidav ning juriidiliselt korrektsed muutused tervishoiusüsteemis on aluseks Eesti elanike senisest paremale tervisele ka tulevikus. Ütlen vahemärkusena, et see on väga kena printsiip just nimelt poliitikute suust kuulduna. Eesti tervishoiukorraldust reguleerivad ravikindlustuse seadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus ja võlaõigusseadus. Ja kõik need seadused jõustusid 2002. aastal. Ravikindlustuse seadus reguleerib tervishoiukulutuste katmise süsteemi, kindlustatud isiku haiguste ennetamist ja ravi ja samuti ravimite, meditsiiniliste abivahendite ostmise rahastamist ning ajutise töövõimetuse hüvitamist ja ka muude teemaga seonduvate kulutuste ja hüvitiste maksmist. Ravikindlustus põhineb kindlustatud isikute solidaarsusel ja piiratud osalusel ning lähtub kindlustatud isikute vajadusele vastavate teenuste osutamise, ravi piirkondliku võrdse kättesaadavuse ja ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise põhimõtetest. Ravikindlustus on meie kõikide jaoks sundkindlustus.
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus sätestab tervishoiuteenuste osutamise korralduse ja nõuded ning tervishoiu juhtimise, rahastamise ja järelevalve korra. Seda seadust ei kohaldata ainult tervishoiuteenuste osutamise kohta Kaitseväes, välja arvatud tervishoiutöötajate registreerimine ning ruumide sisseseade ja aparatuuri järelevalve osas. Ühesõnaga, et kivikirvega sõjaväes jalga otsast ära võtma ei hakata. Võlaõigusseaduses sätestatud kohaldatakse kõikidele seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muuhulgas töölepingutele ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti nendele lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus. Samuti võlasuhetele, mis ei ole tekkinud lepingust. Nii ütleb seadus. Optimaalse suurusega haiglavõrgu reformi läbiviimiseks tellis Eesti Sotsiaalministeerium või siis mõned Sotsiaalministeeriumi seotud ametnikud 1999. aastal 2 Rootsi firmalt Scandinavian Car Consult AB ja Sweco International AB Eesti haiglate arengukava. Projekti väljatöötamist rahastati Maailmapanga poolt ning lõpparuanne valmis 2000. aasta kevadeks. Arengukava näeb ette jaotada Eesti 4 peamiseks teeninduspiirkonnaks ja korraldada ka haiglavõrk ümber vastavalt sellele. Igas piirkonnas peaks hakkama paiknema keskhaigla või regionaalne haigla või siis Tartus nagu ülikooli haigla. Praegu Eestis tegutsevad 2. ja 3. tasandi arstiabi vajavad haiglad korraldatakse ümber järk-järgult 10-15 aasta jooksul. Kavandatud piirkondade haiglad on Eesti elanikule just nimelt arstiabi kättesaadavuse seisukohalt pandud paika niimoodi, et ükskõik millisest geograafilisest punktist võetuna peaks olema haigla 70 kilomeetri raadiuses ehk 60 minuti autosõidu kaugusel. Ja nii nagu võib lugeda 2003. aasta Riigikontrolli kontrollaruandest, viiakse Eesti tervishoiu arenguks vastu võetud tervishoiuprojekt 2015 ellu 2 etapis. Esimene etapp algas juba 1995. aastal, kui Vabariigi Valitsus algatas tervishoiureformi ning projekti rahastamiseks võttis Eesti Vabariik Maailmapangalt 18 miljonit Ameerika dollarit laenu. Laenu kasutusaeg lõppes juunis 2000. Laenuga kaasnevalt osutasid doonorriigid projektile aastal 1995 kuni 2000 ekspertabi 4,5 miljoni Ameerika dollari ulatuses ja Eesti riigieelarvest kulus selleks 14 miljonit Ameerika dollarit. Päris suured summad. Selle abil rahastati Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppehoone, biomeedikumi projekteerimist, ehitamist ja sisustamist ja mis moodustas circa 80% kogu projekti maksumusest. Projekti kaudu on toetatud ka Tartu Ülikooli polikliinilise ja perearstinduse õppetooli arengut. Tervishoiuprojekti toel korrastati ravikindlustussüsteem ja haigekassade organisatsiooniline struktuur ning samuti käivitati ka perearstisüsteem, mis puudutab circa 20% haigekassa ravikindlustuse raviteenuste rahast. Teise etapi 2000. aasta kuni 2015. aasta prioriteediks on haigla investeeringute korrastamine, eriarstiabi laiendamine ja selle kvaliteedi tõstmine, mis peaks hõlmama 70% haigekassa ravikindlustuse raviteenuste rahast. Selle eesmärgi tingis vajadus vaadata ümber senine põhimõte osta raviteenuseid hinna ja hulga alusel ning muuta see teenuste sisu ja kvaliteedi keskseks. Loogiline mõte, kuid kuidas see praktikas välja kukkunud on, seda vaatame me edaspidi. Printsiibid ja eeldused, mis projekti raames kokku lepiti, olid järgmised. Tervishoiuteenuste kvaliteet ja kättesaadavus ei tohi väheneda. Tervishoiuteenuste rahastamiseks laekuvat sotsiaalmaksu osa ei tohi suurendada.
Et mõista paremini, kuidas Eesti tervishoiusüsteem tervikuna toimib, peame teadma, et kogu Eesti ravikorralduse süsteem on jaotatud 3 suurt rühma, mis jaguneb omakorda esimese tasandi rühmaks ehk üldarstiabiks. Selle tasandi alla kuulub peremeditsiin ning perearsti poole on õigus pöörduda kõikidel inimestel. Õigus küll, kuid kui paljud on selle tulemusega tegelikult täna rahul. Teise tasandi ehk eriarstiabi on selline arstiabiliik, kuhu alla kuuluvad kõik spetsialistid, näiteks närviarstid, kopsuarstid ja nii edasi. Ja 3. tasandi moodustavad regionaalhaiglad. Nendeks haiglateks on Eestis täna Tartu Ülikooli kliinikum, Põhja-Eesti regionaalhaigla. Nendesse haiglatesse pääseb läbides ainult esimese ja teise tasandi. Või teatud juhtudel ka otse esimesest tasandist. Ühesõnaga, sinna pääseb küll, kui te nii kaua suudate järjekorras seista või suudate elus püsida, kui see järjekord lõpuks teieni jõuab. Ühiskonnas esinevad vastandlikud arvamused tervishoiukorraldusest ning pidevatest reformidest tulenev olukord võib osutuda subjektiivselt ebaobjektiivseks või just objektiivseks, kui ei ole võimalik hinnata reaalset olukorda inimeste pilgu läbi, kes nende küsimustega igapäevaselt tegelevad. Kuid kas nende isikute seisukohad on objektiivsed? Selles lubage sügavalt kahelda. Sest iga inimese objektiivsus on tingitud tema kui subjekti subjektiivsust mõjutavatest teguritest. See sai küll nüüd liiga keeruline. Aga lihtsalt öelduna, igaüks räägib seda, mida arvab teadvat. Ja kes teeb seda tähtsama näoga ja keda toetab ka meedia, sellest saabki protsessi hukatuseks arvamusliider, kes oleks nagu Jumala asemik maa peal. Ebamäärasus tervishoiu planeerimisel on endiselt haiglareformi Achilleuse kannaks. Ja seda näib varjutavat nii rahva kui ka meedikute usk teenuse ostumüügi kõikvõimsasse reguleerivasse jõusse. Kas rahvale meeldib või mitte, aga meedikud pannakse sellesse kindlasti uskuma, sest ka karud pannakse tantsima. Eesti Arstide Liidu eestseisuse liige Andres Lehtmets ütles 2002. aastal, et haigekassa hinnakujunduse mehhanismid on osutunud teenuste planeerimisel ja ümberkujundamisel väheefektiivseteks ning ega haigekassa roll saagi olla tervishoiu suunaja ja arendaja. Lehtmets ütleb veel, et arvestades Eesti rahvaarvu ja majanduse taset, ei ole mõeldav olemasoleva avalik-õigusliku haigekassa süsteemi asendamine erakindlustusega ja et ravikindlustusseadus annab võimaluse kindlustusasutustel tutvuda arstisaladustega ning kindlustusasutuste töötajatele ei laiene ju omakorda konfidentsiaalsuse nõue, siis oma olemuselt on tegemist eetiliselt taunitava põhimõttega, kus finantsmajanduslikule huvidele allutatakse sajandivanused eetilised tõekspidamised. Kõik see mõjub lammutavad meditsiini ühele aluspõhimõttele, usaldusväärsusele arsti ja patsiendi suhetes. Seda, et arst patsienti ei usalda, kui viimasel raha pole, see pole ka mingi uudis. Hoopis hullem on see, kui rahakas patsient ei saa usaldada arsti. Mis siis saab? Pole ka mingi ime, et meie prominentsemad tegelased vaatavad tõsiste probleemide korral väljamaa arstide poole. Naljakas küll, aga kui seal praktiseerivad Eestis hariduse saanud arstid? Pole vist mõtet keelt eritada selle probleemiga, asi on niigi selge. Ja Lehtmets ütleb veel, et uskumusest, et arst peaks olema heas mõttes kui haigekassa kindlustusagent, sellest kaugemale ei ole meditsiinieetikas võimalik enam taanduda. Ja Lehtmets toetab seisukohta, et haigekassa on sisuliselt kõige jõulisem tervishoiupoliitika mõjutaja, kuid küsimuseks jääb, kas ta vastutab ka tervishoiu arengu eest. Riigil peaksid olema selged tervishoiupoliitilised prioriteedid, kuid kokkuvõttes on tervishoid tervik, kus tuleks pürgida tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu poole, mida ei ole võimalik saavutada ilma koordineeriva tegevuseta.
Lehtmetsal on selles osas loomulikult tuliselt õigus, sest koordineeriv tegevus ei ole lihtsalt õigusruumi loomine, kus süsteem peaks olema olemasoleva seaduse abil paigas ja iseennast korrastama ning juhtima. See on täiesti absurdne. Aga vastupidisele seisukohale jõudis Eesti Haigekassa juhatusse omaaegne esimees Hannes Danilov, kes on tegelikult elukutselt keemik. Ta esines Eesti Rahvusraamatukogus 31. jaanuaril 2003. aastal ajalehe Äripäev korraldatud tervishoiuseminaril, mille pealkirjaks oli või nimeks oli ravikindlustuse seadus jõustunud. Kuidas edasi? No nii nagu me teame, jõustus ravikindlustuse seadus 2002. aastal. See oli täpselt õige aeg sellist seminari läbi viia. Ja sealt saime teada, et Danilovi meelest oli riigil on vaja luua ainult õigusruum, kus süsteem ennast ise reguleeriks olemasoleva seadusandluse baasil ning tervishoiualast kontrolli teostaks ainult Tervishoiuamet. Selle plaani kohaselt ei oma riik tervishoiu prioriteetide kehtestaja rolli ega võimalda solidaarsusprintsiibi alusel loodud ravikindlustusvahendite ratsionaalset kasutamist. See Danilovi ettepanek või välja öeldud seisukoht on väga huvitav ka selle poolest, et Danilov on olnud ju läbi aegade Reformierakonna kui ka meditsiinivaldkonna ärikate sõnumitooja, kes lubavad rahvale just nimelt täna seda jõukust ja rikkust. Ja siinjuures tahaks küsida, et jõukust lubatakse küll, kuid siis kellele? Ja ka üks iseloomustav vanasõna võiks nagu selle probleemi kohta käia. Et mis ripakil, see ära. Ja mis pole ripakil, see veetakse ripakile ja ikka ära. Ja ega tegelikult ei saa nüüd öelda, et see oleks just ainult Reformierakonna või kellegi teise seisukoht. Ma arvan, et selline seisukoht käib kõikide võimurite kohta siin postsotsialistlikus Eestis. Ja tuua nüüd eraldi välja, kas nüüd Reformierakonda või mõnda teist erakonda, oleks võib-olla natukene isegi kohatu. Kuid midagi pole parata. Reformierakonna eestvedamisel on Eesti tervishoiukorraldus jõudnud täna põhimõtteliselt sinna, kus me ka oleme. Nii nagu ma eelnevalt ütlesin, on Eestis kasutusel peamiselt solidaarkindlustusel põhinev tervishoiu finantseerimise skeem, mille kohaselt teenuseid osutatakse vastavalt vajadusele ning teenuste eest makstakse vastavalt maksevõimele. Selles süsteemis on haigekassa lüliks, mis ühendab kahte poolt. Euroopas on sotsiaalne ravikindlustus peamiseks tervishoiu finantseerimise allikaks Austrias, Belgias, Horvaatias, Madalmaades, nii nagu ma siin eelmises saates ka ütlesin, on Hollandi tervishoiusüsteem üks maailma parimaid ja Hollandi inimesed on sellega ise väga-väga rahul. Sloveenias, Tšehhis ja samuti ka Ungaris. Sotsiaalse ravikindlustuse põhimõtteliseks alternatiiviks on valitsuspoolne finantseerimine läbi maksude. Kasutatakse peamiselt finantseerimisallikana Austraalias, Kanadas, Uus-Meremaal ning mitmes Lääne- ja Ida-Euroopa riigis. Ja samuti ka riskikindlustus ehk eraviisiline kindlustus, mis on kasutusel eelkõige Ameerika Ühendriikides. Ja ka otsene teenuste eest tasumine patsiendi poolt. Olulisemal kohal tervishoiusüsteemis on raviteenuste hinnakujundus. Raviteenuste hindade koostamise alusest sõltub otseselt tervishoiuteenuseid osutava meditsiinipersonali töö intensiivsus. Raviteenuste hindade kujundamine on teinud teoreetilises plaanis läbi arengu, kus hind sõltus erialanõuniku oskusest enda soove ministeeriumis kehtestada või hinnakomisjoni poolsetest ettepanekutest. Kontrollides tervishoiuteenuste hinda saab tagada tervishoiuteenuste kättesaadavust. Hind peab olema piisav tervishoiu jätkusuutlikuks arenguks. Ta peab katma investeeringud, palgad, töö kvaliteedi ja veel palju muid tegureid. Hinnakiri peab olema tasakaalus, et tagada süsteemi harmooniline areng. Ja hinnakirja kaudu pidavad saama ka toetada tervishoiupoliitilisi prioriteete. Ravikindlustuse seaduse kohaselt koordineerib tänast raviteenuste hinnakujundust haigekassa
tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja hindamise kord ning hinna kujunemise metoodika on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrustega. Ettepanekud tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks, sealhulgas teenuste lisamiseks, kustutamiseks, täiendamiseks või teenuse piirhinna, piirangute või nimetuste muutmiseks võivad teha tervishoiuteenuste osutajate ühendused, erialaühendused ja ka haigekassa. Ettepanekus, mis tuleb esitada hiljemalt muudatuse tegemise eelneva aasta 1. märtsiks, peab olema esitatud tervishoiuteenuste tõestatud meditsiiniline efektiivsus, kulutõhusus, vajalikkus ühiskonnale ja kooskõla riigi tervishoiupoliitikaga ning vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele. Haigekassa nõukogu koostab ettepanekute kohta 1. septembriks oma arvamuse. Seejärel esitatakse taotlus sotsiaalministrile, kes omakorda esitab ettepaneku loetelu muutmiseks Vabariigi Valitsusele eelneva aasta 1. oktoobriks. Tervishoiuteenuste hinnakirja muutmist on põhiliselt taotlenud grupi huve esindavad erialaseltsid ja nende aktiivsus erineb suuresti ning määravaks on osutunud põhimõte, kes teeb paremat lobitööd, see saab ka parema hinna. Riigikontrolli 2003. aasta kontrollaruande alusel on ettepaneku menetlemise ehk tervishoiuteenuste hindamise käigus küsitlenud haigekassa ainult 3 eksperthinnangut, sealhulgas erialaühenduselt teenuse meditsiinilise efektiivsuse osas, Sotsiaalministeeriumilt ühiskonnale vajalikkuse osas ning haigekassa nimetatud tervishoiuökonoomika spetsialistilt kulu tõhususe osas. Lisaks on haigekassa andnud hinnangu, kas ettepanek vastab ravikindlustuse rahalistele võimalustele. Selline tegevus kaldub musta huumori mängumaale. Aga mine ütle neile ja siis saad kuulda, kuidas ütle ei ole õigesti mõistnud paremaid kavatsusi ning käitub tublid haigekassa töötajate suhtes pahatahtlikult. Riigikontrolli auditeerimisel ei selgunud, kas hinnataotlust menetlevate osapoolete vahel toimusid ka sisulised arutelud või mitte. Saadud hinnangute alusel sai aga väita, et hinnaläbirääkimistel terviklikult lähenevaid ja võrdseid osapooli peaaegu ei olegi. On huvigruppe esindavad hinnataotlejad ja erapooletu hinnakomisjon puudub. Paljud kõrgelt hinnatud teenused kallinevad suhteliselt rohkem, neelates olulise osa haigekassa rahast. See suurendab neid teenuseid osutavate raviasutuste survet haigekassale suurema lepingumahu saamiseks, mis omakorda tekitab ebavõrdset konkurentsi. Tervishoiuteenuste hinnas olev kasum või selle kasumi osa suurus ja haigekassa lepingu maht määrab raviasutuse võimaluse investeerida oma arengusse. Investeerimine arengusse, see on hea sõna. Näiteks perearstide selts on saavutanud pidevalt garanteeritud hinnatõusu koos haigekassa lepingumahu 100% kattega. Ja seda nii baasraha kui ka pearaha osas. Ja siinjuures ei sõltu hinnatõus üldse tehtud töö hulgast, vaid ennekõike nimistu suurusest ja koosseisust. Sama ei saa vältida eriarstiabi kohta. Riigikontrolli intervjuudest haiglajuhtidega selgus, et mõnel erialal võimaldavad teenuste hinnad tegutseda, mõnele tuleb aga peale maksta. Eriarstiabi finantseerimine ei ole tuginenud piisavale majandusanalüüsile ja välja töötatud kriteeriumitele. Pigem on olnud see juhuslikku laadi ja põhinenud haiglajuhtide lobitööl. Eriarstiabis on hinnatõusud olnud kaootilised, erinedes kordades nii erialalt kui ka eriala piires. Näiteks on viimasel 5 aastal oluliselt tõusnud magnetresonantstomografi uuringute, juba algselt hästi tasustatud kardiokirurgiliste protseduuride ja operatsioonide, liigeste proteesimine, mammograafia, samuti histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute hinnad. Neid protseduure on raviasutusel kasulik teha, kuna haigla kulu nende tegemisel on väiksem
kui haigekassa hinnakirjas märgitud tasu. Seetõttu on nende abil võimalik katta ka kahjulikke teenuseid. See on teoreetiliselt jah niimoodi, kuid põhimõtteliselt oleme me näinud seda, et kui mõni teenus on kahjulik, siis seda lihtsalt ei tahetagi teha. Ja kõik teenused, mida haigla peaks tegema, peaksid olema lihtsalt rohkem sellised, mis toovad ka kasu sisse. Sest mis on siis eraõigusliku juriidilise isiku põhieesmärk? Teenida kasumit. Hambaraviteenuste hinnad haigekassa hinnakirjas on viimasel ajal, see oli vähemalt 2003. aasta seisuga tõusnud 30%. Samal ajal, kui täiskasvanute hambaravi oli kõikidele patsientidele tasuline. Järelikult käib inimeste hädade arvel hirmus raha väljapumpamine. 2002. aastal käivitati tervishoiuprojekt 2015 raames pilootprojekt haiglate kuluarvestussüsteemide ühtlustamiseks ja võrreldavate andmete saamiseks teenuste hindade osas. Eesmärgiks oli üleminek seniselt tekkepõhiliselt hinnakujunduselt juhupõhisele hinnakujunduse süsteemile. Viimane süsteem põhineb diagnoosipõhisel komplekshinnal, mis eeldab raviasutuste detailset kuluarvestust. See võimaldab raviasutustel koostada selline tegevusel põhinev eelarve ja kasutada ressursse efektiivsemalt. Ja selles pilootprojektis osales 5 haiglat. Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla ja Tallinna Lastehaigla, ja kelle suhtes kasutati siis ühtset metoodikat. Diagnoosipõhine komplekshind võimaldab küll lihtsamat arvepidamist, kuid tervishoiuteenustele eraldatud vahendite ratsionaalsemat kasutamist see kindlasti ei kindlusta. Summeeritud hinnakujundus teenib pigem suurema kasumi saamise eesmärke, sest mudel võimaldab komplekshinna raames jätta tegemata olulisi protseduure, mis kokkuvõttes halvendavad ravi kvaliteeti. Raviteenuste hindu koostades on võimalik ja vajalik eelkõige silmas pidada, et rahaliste ressursside paigutamine oleks efektiivne ning täidetud oleksid tervishoiupoliitika põhieesmärgid. Efektiivsus tervishoius tähendab etteantud eelarve korral võimalikult suure efektiivsuse efekti saamist või soovitatava tervise taseme saavutamist vähemate kulutustega. See on eesmärk. Kuidas mõjuvad valed hinnakujundusmehhanismid ravitöö korraldamisele, selgub faktist. Kui näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaigla neurokirurgid Aadu Liivati eestvedamisel moodustasid, see oli 2002. aastal äriühingu, et leida suuremat rakendust ja teenida lisa. Ja nii kirjutab ajaleht. Koos 5 kolleegiga tegid nad neurokirurgilisi operatsioone umbes 10 miljoni krooni eest aastas. Liivat teatab, see olnud ka aastal, see oli lihtsalt, tegid nii palju ära neid operatsioone ja Liivat teatab, et me saame töötada vaid haigekassaga sõlmitud lepingu piires. Seda 10 miljonit krooni täiste ja kallite hindade juures on tühine asi. Piltlikult öeldes poole ajast sülitasime lakke. Ja vaadake, kallid raadiokuulajad, siia ongi koer maetud. Saada vähese töö eest suuri kasumeid, võtta rahvalt täiendavalt raha ja mitte mõeldagi ravitöö intensiivsusele. See ongi kõik Eesti tervishoiu hädade üheks olulisemaks põhjuseks. Ja me kõik kuulame muinaslugusid raskest olukorrast ning pikkadest ravijärjekordadest. Ja me kõik lepime sellega, sest pealt vaadates tundub kõik olevat õige. Raviasutuste rahastamine põhineb lepingul haigekassaga. Piirkondlikud haigekassad sõlmivad raviasutustega lepingu. Nüüd sõlmib vist ikkagi Keskhaigekassa, sellepärast et see, mida ma siin vaatan, on aastast 2002. Ja haigekassa tasub raviteenustele haigekassa kindlustatud liikmetele osutatud teenuste eest vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusega kinnitatud raviteenuste hinnakirjale. Seda ma ütlen just nimelt sellepärast, et kui 2003. aasta lõpuks sisaldas hinnakiri ligikaudu 1800 erinevat hinda. Ja kui te nüüd seda hinnakirja vaatate ja selle hinnakirja kuskilt kätte saate ja seda hinnakirja mõttega loete, siis mõistate, kui suur on tegelikult huvigruppide lobi ja kes sellest hinnakirja koostamisest lõppkokkuvõttes võidab.
Ja lõpetuseks võib tõdeda, et raviteenuste hinnakujundamise mehhanism ei vasta oma eesmärkidele. Peamiseks probleemiks on metoodika ebatäpsus ning pealiskaudsus, mille tulemusena ei ole võimalik kasutada ratsionaalselt ravikindlustuse eelarve piiratud ressursse. Ja sellest tuleb kõikehõlmav järeldus, milleni meie poliitikud kunagi ei jõua, kui nad tervishoiu alarahastamisest ning vahendite kaasamisest halavad. Enne tuleb vaadata, kuidas kulutatakse ning siis hakata juurde andma. Muidu ei jõuagi ära anda. Järgmisel laupäeval vaatan lähemalt, kuidas kujunes omaaegsete riigihaiglate staatus ning kuhu tänaseks välja hakatakse jõudma. Mina olen Harri Raudvere ja soovin teile kõigile ilusat kevadist nädalavahetust ja kohtume järgmisel laupäeval.